Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Tänane saatekülaline on minu silmis nii ettevõtlik, et tema tegevusi kirja pannes tekib mul tunne, et ta tööpäevas on rohkem kui 24 tundi. Ta on ettevõtja, ta on Tartus armastatud saiapeale Tüümian perenaine. Ta teeb toidukoolitusi, tal on oma toidublogi, ta on kirjutanud kokaraamatu, ta on osalenud saates Eesti parim pagar ja lisaks kõigele rajab ta oma unistuste kodu Lõuna-Eestisse. Mul on väga hea meel tervitada saates naist, kelle nime teavad paljud küpsetamise sõbrad. Tere tulemast, Saiapalee Tüümiani asutaja perenaine Keter Madison. Tere! Tead, mul on väga hea meel, et sa siia tulid. Aga alustame algusest. Sul on väga populaarne pagariäri Tartus, aga enne selle loomist, millega sa üldse tegelesid? Jah, see on päris selline tore lugu tegelikult, et ma olen hariduselt matemaatik, ma olen õppinud Tartu Ülikoolis matemaatilist statistikat, isegi kraadi sain kätte ja töötasin IT-s, Big Bankis täpsemalt ja olin siis nii-öelda andmeanalüütik, andmearendaja ja tegelesin siis andmebaasidega. Ja kõrvalt, kuna kokkamine on olnud mu suur kirg ikkagi juba lapsepõlvest. Eks ja siis ma kogu aeg tegin kõrvalt ka süüa ja mul oli siis juba Instagram, mis oli siis toidule pühendatud ja selle ma lõin peale seda pagarisaadet. Ja siis ma niimoodi seal toimetasin ja mul oli jälgijaid ka ikkagi juba natukene ja oli näha, et kõik on huvitatud minu toidu proovimisest ja siis kuidagi ma jõudsin selleni, et ma hakkasin kodus vaikselt midagi küpsetama ja siis ka nii-öelda esimesed kliendid sain nii. Ja lõpuks siis, et see kodune asi kasvas nii suureks, et ma pidin minema väljaspoole kodu. Aga mis aastal see oli üldse? Saiapeale on nüüd 5 aastane, nii et natuke rohkem kui 5 aastat tagasi. Nii et on mul õige arvutus. Ma ise mõtlesin seda kodus ka, et sa avasid siis, kui oli koroonaaeg. Kõige hullem koroonaaeg. Aga kuidas sa julgesid? Ma tegelikult see julgus tuligi mul tänu sellele, et mul oli juba see klientuur oli nagu tänu siis Instagramile peamiselt oli juba olemas, et siis mul oli nagu see julgus ja ma hästi palju mõtlesin läbi, et minu tugev külg on siis see matemaatika, et ma hästi palju mõtlen läbi, kalkuleerin, analüüsin asjad läbi enne, kui ma neid teen, ikkagi ka nagu arvuliselt, sest ettevõte ei saa toimida ilma, et arvud oleksid paigas ju tegelikult, eks. Ehk siis mul oli jah see, et ma alustasin ka väiksemate kuludega, mõtlesin, et oleks selline optimaalne, aga mitte ei teinud kohe liiga suureks. Ma käisin ettevõtluskoolitusel, tänu sellele ma ka kandideerisin, või õigemini siis taotlesin starditoetust ja selle ma sain, see on 15 000 € toiduaeg, pluss ma hooandjas sain ka veel juurde natukene. Ehk siis mul oli nagu see finantseeringu tuli siis peamiselt toetustest. Nii et kui sa lõpetasid või alustasid oma pagarijäriga, siis sa päevatööga tegid kohe lõpparve või sa natukene venitasid veel püksikummi ja siis... Tegelikult päevatöö lõppes enne, kui ma läksin siis, põhimõtteliselt enam-vähem, ütleme nii aasta aega enne. Et siis ma tegingi kodus mõnda aega edasi, käisin ettevõtluskoolitusel ja mõtlesin, mul oli nii palju mõtteid ja erinevaid variante, mida ma teha tahan, et siis tänu sellele koolitusele ma sain nagu selle fookuse paika, et mida ma lõpuks, siis milline see kontseptsioon siis tuleb lõpuks. Aga räägime su kontseptsioonist. Kui inimesed ei tea, milline on Saiapalee Tüümian, siis äkki sa räägiksid ja tutvustaksid? Ja et ma alguses alustasin tegelikult, meil oli ainult 30 ruutmeetrit. Täna meil on 2 kohta, üks on siis selline suur 200 ruutmeetrin, teine on väike kaasamüügipunkt siis Tartu Kaubamajas. Ja alguses ma tahtsin lihtsalt näha, et kuidas see asi, ütleme, minema hakkab. Et mul oli lihtsalt soov teha saiakesi. Naljakas on see võib-olla, et ma ei ole kunagi olnud eriti organiseeritud inimene, see on minu nõrk külg. Ja kui ma alguses hakkasin küpsetama, siis ma tegin seda koos ema, ma õpetasin siis ka välja nii-öelda ja me tegime seda, nagu me teevad seda kodukokad ikkagi ja kodupagarid, eks ju. Mul ei olnud selliseid tehnoloogilisi teadmisi, mis on neil, kes ütleme, õpivad võib-olla pagaris või niimoodi. Et ma tegin kõike nii-öelda tunde järgi. Et mingis mõttes see töötab, aga samas, kuna nõudlus oli algusest peale üsna suur, siis alguses mul oli ka kaos oli üsna palju. Aga sa olid ise kogu aeg täiesti koha peale, kõik hands-on oli nagu. Olin, aga ma ei tahtnud kell 5 hommikul tõusta. Nagu on normaalne tegelikult, eks nüüd mul kõik pagarid tulevad ikka vähemalt 5 tööle. Aga ma üritasin niimoodi optimeerida ikka. Ja siis... Et ei olnud nii, et kõik saiakesed on ühe näoga idusad, eks mul oli seal erinevaid kujusid ja suurusid ja kõike. Et maitse on mul alati olnud paigas, et see on minu tugevus. Aga tehnoloogiliselt mul oli ikka seal, oli neid komistuskive ikka aegu. Mis need komistuskivid olid siis?
no näiteks ajaline valmis, et ma ei jõudnud tihtipeale valmis saiakesi nii kiiresti, nagu ma oleksin tahtnud, et kuna ma hakkasin kohe koostööd tegema Woltiga, siis oli vahepeal nii, et mul oli sealt 10 kuldarit ootasid ja saiakesed olid alles ahjus. Et see oli päris selline, jah, võttis aega, et saada paika loksutada see kõik. Et kvaliteet ka natuke selles mõttes kõikus, et kuigi mul tooraine ja ma olen alati tooraine pannud hästi rõhku, et peab olema, et nagu mulle meeldib öelda, et margariin on meie majas sõimusõna, et seda ma ei kasuta, ainult või, puhas või, eks, ja kõik peab olema hästi niisugune kvaliteetne ja šokolaad ja siis ikkagi korralik šokolaad, eks. Et siis selle koha pealt ma olen alati järeleandmisi ei ole teinud kunagi, aga eks ikka lihtsalt puhtalt oligi rohkem see ajaline ja see kõik see, et ütleme, asjade suuremas koguses tootmine on natuke teistmoodi kui sa teed kodus, eks ju, plaaditäie. Et see võttis, põhimõtteliselt ma seda sain siis paika, kui mul ükskord tuli üks poiss, üks meesterahvas, noor meesterahvas tuli koputas mulle sinna aknale, küsis, kas töötajate maja, mõtlesin, et jah, on küll. Ja siis tema tuli nii saab tööle siis sinu juurde, koputad aknale. Ja ta tuli pagariõppest ja siis tema hakkas nagu juurutama neid selliseid protsessi, nagu, kuidas võiks, et kõik teeksid ühte moodi kõike. Aga sinu pagariäri on üsna populaarne Tartus minu arust. Ma olen ise ka seal järjekorras seisnud. Kuidas sünnib edukas pagariäri? Oskad sa ühe? Jah, ütleme nii, et kindlasti üks asi ongi siis, üks aspekt on see, et peab olema väga hea tooraine, et ilma hea toorente ei ole ka head toodet. Ja kõik meie saiakes valmivad samal päeval, me müüme ainult sama päeva tooteid, siis saiakeste mõttes kõik, mis jääb üle, siis tavaliselt läheb mul, ma nii-öelda annetan selle kuskil ära, eks ju, et saia tahavad alati, kõik tahavad saia. Ehk siis jah, meil see värskus on väga tähtis. Ja sortiment on ka, ma olen hästi palju mõelnud, paljud saiakest on veel minu originaal looming, aga nüüd on ka nagu mingid, mis on juba minu pagarite enda loomingud, eks ju. Näiteks see rebitud lihapirukas, mida pärast siin, ilmselt sa oled seda ka kunagi see oli minu see kõige suurem leiutis, mis võttis mul tükk aega, et seda nagu teha nagu täielikuks. Ja kuna mu vanaema tegi maailma parimad lihapirukad, siis see oli minu jaoks hästi niisugune isiklik asi. Aga vanaema käest sa ei saanud retsepti siis? Ja ma ei küsinud selle õigel ajal seda tema käest kahjuks, jah. Aga tema tainas oli hästi ja mis mulle meeldib endal ka, et nad ei või ka tainas, eks ju, aga mulle meeldib ka nagu magusama poolne, et minu tainal peab olema nagu suhkrut ka siis, kui ma teen soolase piruka. Ikkagi nii, et ma tunnen nagu seda. Ja. Et muidu ta jääb ikkagi mingi, ka soolane asi vajab natukene suhkrut sisse. Et see balans oleks, eks ju, mõnus. Olen nõus. Ehk siis ongi, et tooraine ja see värskus ja kõik, me teeme ikka kõik armastusega niimoodi hoolega. Et jah. Kuidas on sellega, et sa kindlasti oled ka ohverdanud midagi, et sa oled edukas ettevõtja? Mis on need sellised raskused olnud sul kohvikupidajana? Eks ma arvan, et ma ohverdamist nagu niimoodi ei oskaks välja tuua, aga lihtsalt see pinge, eriti alguses, ütleme, kui ma tegin kõik, olin iga päev seal, eks ju, et just see hetk, kus sa suudad nagu mingid asjad juba üle anda teistele, see on hästi raske nagu sinna jõuda. Et sul on nagu nii kripeldab see etappi, ma ei suuda seda kontrolli nagu käest anda, siis kõik läheb aiada. Et see oli hästi raske minu jaoks. Ja ma võtsin ka kõik hästi isiklikult ja südamega, et kui oli mingi asi läks natuke nihu või eriti just ma mõtlen siis toote puhul, eks ju. Et kui keegi sai mingi toote, mis ei olnud ideaalne, siis mul oli alati nagu hästi kahju ja ma tahtsin alati parimat pakkuda, et Sest sa ise oled seal juures kogu aeg olnud, see on nagu sinu lapsuke. Et ma ei taha, et keegi peaks pettuma, ütleme, saiakeses. Aga mis need on need kõige populaarsemad saiakesed, mis sul kohvikus müügil on? No soolastest see rebitud lihapirukas on kindlasti väga niisugune kultuslik natukene, sest et seal on seda taidista nii palju ja ta on selline tõeline, nagu üks pirukas on selline toidukord juba. Aga kõik, näiteks mul on viineripirukas, sest ma ise väiksena hästi armastasin viineripirukat. Et see on ka populaarne ja igasugused juusturullid ja kõik need, aga võiroos ja kusjuures meie võiroos on tehtud sinu retsepti järgi. Tõsi? Ja sinu blogi retsepti järgi. Oi, tore! Mina muutsin selle, et mul on küüslaugu tüümeni või, eks ju, aga muidu see nagu see retseptibaas on sinu retseptist, blogist võetud kunagi. Väga äge. Ma olen väga suur võiroosi fänn ja minu arust on see, et kui sa võiroosi sööd, siis see peab olema selline, et sul ikkagi käed on rasvased. Et ei tohi olla niimoodi, et sa sööd võiroosi ja sul on nagu käed täiesti puhtad, siis on vale asi. Et hästi palju võid. Aga sul on täna siin ka midagi. Ja siis ongi see sama rebitud lihapirukas, eks ju on meil.
ja siis magusatest saiakestest, mis sul on need kaneelisaiad kindlasti või? Ongi Cinnabon, mis on siis toorjuustu glasuuriga kaneelirull, eks ju. Ja siis on mul ka traditsiooniline kaneelirull siin täitsa olemas. Ja üks vegan saiake on ka, sest ma tegelikult olen alati tahtnud veganitele ka pakkuda saia. Et meil on nii soolast kui magusad, mis on veganitele ka sobilikud. Kas ma võin maitsta midagi? Kui hästi lähevad vegan saiakesed sul kohvikus? Täitsa ikkagi on päris palju kliente nende jaoks, et ka need inimesed, kes ei ole ilmtingimata võib-olla vegantoidulised, aga kes on näiteks allergikud, näiteks nad ei saa, ma ei tea, kaseiini tarbida või muna, siis neil on hästi kindel võtta seal ikkagi see vegan toode, et seal ei ole vaata kunagi neid asju sees. Et selles suhtes. Need on sul igapäevaselt saadaval siis? Jah, ma küll vahepeal ei ole kõik täissortimenti, aga me üht-teist teeme niimoodi vaheldumisi. Kusjuures need on sul nii ponšakad, et need on tõesti nagu mitmele jagamiseks. Ma tean, minu arust ma seda Cinnaboni olen ka tellinud. Mu sa need oled. Kui mõnus. Räägi ka, sa oled oma ruume laiendanud. Millal sa avasid Tartu kaubamajas selle? See oli veebruaris. Ja, aga ütleme niimoodi, et kui sa viimasel ajal kuuled meediast, et kõik panevad kohti kinni ja ma ei tea, jälle kuuled, see paneb kohad kinni, see paneb koha kinni. Et kuidas sinul on, kui raske on praeguses seisus siis toime tulla? Ja ega ma see mõttes, ma tunnen ka see, mul on ka nagu natuke hirmutab ka muidugi see kuukuljadele, et keegi paneb kinni, eks. Aga algusest peale, kuna ma olin selle starditoetuse saajaks, siis ma pidin alati nagu nii-öelda aruandlust ja pärast veel nõustajaga alati nagu lihtsalt rääkima läbi, eks ju, neid asju, et kuidas on läinud ja kõik ülevaate andmast, nemad ütlesid alati, et see on põhimõtteliselt kõige raskem sektor, eks, et see on teada, et hästi paljud tegelikult ei saa hakkama vähemasti pikas perspektiivis. Aga ma arvan, et sai on selline asi, mida eestlased lihtsalt nii väga armastavad, et kui sai on hea, on ju. Tead, see on ka nii hea, ma ei tea, millest see valmis, aga see on nii värske, et see on täiesti ebanormaalne. Mega hea. Täna hommikul. Aga jah, et sai on õnneks nagu, ma usun, et saiast ega eestlane kergesti ei loobu, et kui ta on ikkagi hea sai, siis meil on hästi suured saiakesed ka muidugi, et ongi, et paljud ostavad nagu pere peale mingi koguses, lõikavad nagu tükkideks ja siis söövad niimoodi, jagavad oma vahele. Aga sa oled ise päris Tartus pärit või sa oled siis? Tead, minul on niimoodi, et ma väga tihti Tartusse ei jõua. Kuidagi ta jääb alati trajektoorist kõrvale. Aga kui mina Tartus juba olen, siis ma alati mõtlen, kuhu ma siin sööma lähen. Äkki sa Tartu inimesena oskad mulle mingeid soovitusi jagada? Sinu pagariäri on kindel, kus mina alati tulen läbi. Et see jääb mul nagu tee peale ette. Aga mis on veel mingeid soovitusi, mida sa ise soovitad? Minule meeldivad need, mis seal Rüti tänaval on meile paar paralleel ja Campus ja Pompei, need on kõik enam-vähem, ütleme ühe peakuka looming minu teada. Et nendes ei pea kunagi pettuma, et mulle meeldivad sellised, et natuke nagu tänavatoidulik, selline üsna jagamistoit ja kõik selline, mis on siuke mõnus, eks ju. Sest et ma käisin, meil oli see maitsev Tartu veebruaris ja siis paralleelis ma käisin söömas ja minu jaoks kõige suurem täheke oli seal see, et neil oli oma isetehtud bagett, mis oli ka juuretisega, mina tunnen seda kohe ära, on ju, sest et see on mulle nii isiklik teema ja see oli minu jaoks väga meeldiv üllatus, ütleme nii. Aga sa teed oma pagariäris, teed ka juuretisega, saiakesiga? Saiakesi hetkel mitte, kuna see võtab hästi palju külmruumi ja see protsess läheb hästi palju pikemaks, et see on asi, mida ma tahaks väga teha, aga see nõuab lihtsalt teatud sellist tehnikat ja kõike, mida mul on raske ära mahutada praegu kõik juba. Aga hapusaia teeme, focacciat teeme juuretisega, samuti haputainast pitsasid. Niimoodi oleme juba vaikselt tegema hakanud. See on üks suund, mida ma tahan väga tegema hakata. Ehk siis ma ise väga armastan juuretisega tooteid. Mulle meeldib see haputaina maitse juba väga näiteks. Nii, korra hüppasime kõrvale. Nii, mis veel toidukohad on? Paralleel on? Jah. Ja siis Pompei ja Campus, mis on kohe üle tee, et need on väga vahvad kohad minu arust. Et Tartus kahjuks nagu, ma ei ütleks, et see oleks väga rikkalik see maastik seal. Kuigi kohti on päris palju. Aga ma kuidagi ma olen ise niimoodi, et tihti on nagu, ma teen ise kodus süüa ja siis ma ei leia nii suurt võlu nagu ka alati teistes kohtades, mis nagu... Aga mingid toredaid kohti väljaspool Tartut äkki? Jah, et suvisel perioodil mulle meeldib käia igasugustes sellistes veinikohtades, Murimäe on mu väga suur lemmik, eks ju, et seal see maastik ja see vaade, et kui need, kes ei ole käinud ilmselt esimest korda, on ikka väga nagu
vaatad, et see nagu ei olegi Eesti üldse. Nad teevad ise veini ja nad teevad selle, pakuvad süüa ja mingid erijuhtusöögid ja seal on teisi kohti ka, seal veiniteel on veel igasuguseid, just eriti Lõuna-Eestis on nagu mingid talusid, kuhu saadki seal keegi perenaine teeb seal mingid head sellised kodused söögid valmis ja selliseid kontseptsioone mulle väga meeldib just nagu suvel külastada. Nõus, siis on ilma ka või praegu ei ole, aga loodetavasti on tulemas. Kui palju pagarisaade aitas sellele kaasa, et sa hakkasid tegema oma kohta? See on äge küsimus, sellepärast, et naljakal kombel enne pagarisaatesse minekut ma ei olnud teinud pärmitainast. Tõesti? Selles mõttes ma olin teinud, ma selle saate jaoks ma harjutasin, aga ainult sellepärast ma hakkasin tegema. Siis ma tegelikult olin suur kokka enne, eks ju, ja mulle õudselt meeldib see saade, mis on siis My Kitchen Rules. Ja ma tegelikult tahtsin lihtsalt minna kuskile, et oleks kohtunikud, et ma saaks tagasisidet oma toidule. Ja Eestis oli too aeg, oli ainus saade, oli pagarisaade. Mõtlesin, miks ka mitte siis, et küpsetamine on ka söögi tegemine. Ehk siis ma väga palju asju tegelikult selle saate jaoks nagu hakkasin harjutama ja õppima. Ja selles suhtes tegelikult see pagarlus ja see pagarijäri teema tuligi mingis mõttes kõik sealt alles. Et enne seda mul ei olnud nagu sellist suurt sellist pagari sellist perspektiivi. Nii et põhimõtteliselt mingisuguse päris arvestatavat tõukad andis sulle. See oli hästi, mulle väga meeldis tegelikult see väga toredad inimesed olid seal ja nii osalejad kui kohtunikud, et selles mõttes saad ja seal kaamerate taga, et kõik oli väga vahva selline seltskond. Kui pikad teil võttepäevad olid? Väga mingi 7 hommikul ärkasime ja 8 vist alustasime ja kella 10 õhtul võisime seal toimetada enam vähe. Ja nii järgmine päev kohe siis uuesti, jah? Okay. Kas sa olid selles ajal, kui oli veel 3 retsepti vist tehti või oli 2? Me tegime 2. 2 oli, jah? Aga tavaliselt 1 saade filmid, tähendab mitu saadet 1 päeva jooksul tegime. Või poolteist või niimoodi. Kuule, aga ma arvan, et tõmbame praegu see osa kokku ja ma arvan, et siit on väga hea minna retsepti osa juurde. Nii, aga jõudsime nüüd retsepti osa juurde. Ma väga loodan, et sul on paar head retsepti jagada, mis suvisel ajal võib-olla kuluvad inimestele marjaks ära. Jaa, et kuna eestlane on ikkagi grilli inimene, eks ole, ja me tahame alati grilli kõrvale mõnda head värsket salatit, siis üks vahvasalat, mida ma nüüd ise olen mitu korda teinud ja mis minu arust on kartulisalati selline äge twist, on siis krõbeda kartulisalat. Et kõige tähtsam on siis seal see krõbekartul, kuna meil kohe on, või tegelikult on juba ka värske kartul, siis sellest ma arvan ekstra hea teha. Et kartul tasub ära kätta, korralikult pehmeks, siis me viskame kartuli ahjuplaadi peale, lõmastame ta mingisuguse asjaga, mina kasutan tavaliselt kas lihahaamrit, aga võib ka sama klaasi põhjaga, eks ole, lõmastame sinna ära, siis me katame näiteks või ka oliivõli sobib väga hästi ja laseme ahjus hästi krõbedaks, nagu et ta on ikkagi hästi kuldne. Et kui sa hambaga katsud, siis ta krõbiseb ka korralikult, eks ju. Ja siis segad sinna kartulisaati sisse veel, minule meeldib teha värsket soolakurki panna, redist natukene, annab natuke sellist vürtsikust nii-öelda või piprasust. Ja hästi palju ürte, roheline sibul, murulauk, till, miks mitte ka petersel või midagi sellist veel. Natuke hapukord majonesi ja põlsame sinepaati, mulle meeldib saatides. Segad kokku ja siis ta jääb, kui paari tonni jooksul ära süüa, siis ta jääb hästi mõnus see krõbedus jääb ja ta annab nii head sellist nii-öelda magusust või kuidagi sellist mekki. Et see sobib väga hästi igasuguste grillihade ja muud või ka niisama sööb. Niisama, ma just mõtlen, ma sööks seda niisama. Nii, aga seda sa siis, suvisel ajal ju tegelikult väga hea, seda jube mugav teha ka on ju, et jaa, nii väga mõnus ja on sul midagi veel? Jah, ja kuna minu suve kõige lemmikum staar on ikkagi tomatid ma armastan üle kõige, nagu kui mul üks asi, mida ma peaks valima, mida ma saan igavesti süüa, siis oleks tomat. Jah, et eriti ma armastan kirstomatit, aga eriti kui on eestimaine või ise kasvatatud, siis on enamus nagu niisugust magusaampoolsed. Kas sa ise kasvatad ka tomateid? Sa vaatasid mul sellised, aga loomulikult, mis? Ei, mul on niimoodi, mul on omal talveaed kodus. Ma selle suuresti selle tagamõttega tegingi, et ma saaks seal siis kasvatada erinevaid selliseid taimekesi.
üks aasta mul oli metsiku džungel, aga see aasta ma nagu, kuna mul nii palju aega ei olnud, siis ma panin lihtsalt midagi, et mul oleks lihtsalt võtta. Aga siis ma armastan üle kõigest tomatilõhna, et kui ma lähen sinna ja siis ma katsun neid lehti ja nuusutan niimoodi. Tead, minul on see, et kui ma lähen kasvuhoonesse, siis tomatitel tuleb need üleliigsed võsud ära korjata, siis ma korjan neid peotäis, siis ma neid nuusutan. See on nagu lihtsalt see on täiesti selline sõltuvust tekitav lõhna. Juudas, nii. Aga siis, kui on hästi palju tomatit või kui ei ole nii palju, aga mõni äkki ei ole nii magus, siis minu lemmik nipp on nii, et ma röstin tomati ära ahjus, panen natuke oliivõli, natuke tavalist soola, suhkrut ka ja siis röstin nii kaua, kuni ta hakkab ju kergelt nagu mustaks muutuma. See võib olla kirstomat, see võib olla suur tomat, aga siis tasub lõigata natukene väiksemaks. Röstid korralikult ära ja siis viskad, võid ka panna näiteks mõne tšillikauna röstima, natukene mingi sibula terve, küüslauaküünet võid ka panna röstima juba. Kõik ühe korraga lähevad. Ja pärast viskad kõik blenderisse, purustad ära. Aga koore tomatitelt ei võta ära? Ei, ta läheb nii ilusasti, ei ole vaja. Ja siis mina panen sinna veel hulka oliivõli veel juurde ja tšillit, kui panna juba siis enne, siis ei ole vaja lisada, aga muidu kindlasti tšillihelbed sobivad väga hästi. Veel küüslauku, võib-olla ka toorest küüslauku, mis annaks natuke veel särtsu juurde, basiilikut kindlasti, natuke oregaanot võib-olla. Ja siis ta läheb hästi kreemiseks just tänu selle oliiviõlile, eks ju. Ta läheb nii kreemiseks, et see tundub nagu oleks nagu mingit koort pannud või midagi, ja tegelikult on täiesti taimne ka, et seal ei ole mitte ühtegi loomset asja siis sees. Ja ta on ülimagus ja siuke hõrk, hästi täidlas, siuke hästi umamine. Ja panna natuke vett juurde või siis ka mitte, mina vahepeal panen lihtsalt niisama nagu nii-öelda supina, eks ju, hästi paks supp, aga hästi hea. Natuke burratat peale või midagi või siis lihtsalt kuskile siis kastmena see focaccia peale või pizza peale või kuhu iganes, hästi palju või pasta peale, väga ideaalne pastakaste näiteks. See on ideaalne minu arust just suvisel hooajal, sest talvisel hooajal vist ei tule isegi kõne alla, sest need tomatid on lihtsalt nii maitsetud. Plasmass, et nüüd kui on tomatite hooaeg, siis on nagu väga hea seda teha. Kas sa teed ju koolitusi ka, mul praegu tuli? Mis sa oma koolitustel teed? Kas inimesed küsivad, et Keter, tahavad õppida, ma ei tea, pärmitaina koolitust või mis koolitusi sa teed? Tegelikult ma teen pigem õhtusööke, siis 3 käigulisi. Ja nüüdseks ma olen umbes 500 ära teinud. Tõesti. Aga sa teed oma kohvikuruumides? Jah. Kunagi alustasin ka kodus, tegin neid ka mõnele grupile. Aga peamiselt õhtusööke, et küpsetamiskoolitusi alguses ma tegin makrooni natuke, aga mulle meeldib rohkem nagu soolaselt teha. Et ma olen vahepeal lasknud pagaritel teha neid teisi. Aga siis mul on, kuna paljud ei oska niisama nagu valida või mõelda, siis mul on mingisugune menüüde hulk ette antud, et kus nad võivad siis ise valida, mis nad soovivad, aga kui neil on erisoove, siis teeme neid asju. Kõige populaarsemad asjad on ikka mingi käsitööpastaga variandid, raviolid näiteks. Aga veisitartar on näiteks seda, mida tahetakse teha ja paljud natuke pelgad võib-olla toorest liha algul, aga pärast on nagu täiesti müüdud, et see on nii hea ikkagi, eks. Et seal on ja igasugused aasiapärased. Aga sa pakud ise menüüd välja või inimesed tulevad kindla sooviga, mida nad tahavad teha? Mina pakun tavaliselt ei oska soovida. Mõned oskavad, siis ma olen alati nagu nõus ka tegema. Neile nagu custom sellise menüü, aga paljud ei oskagi nagu ise küsida, et vaatad, ma võtan siit selle ja et siis eelroog, pearoog, magustoid. Mis sa magustoideks teed tavaliselt? Igasugust pannakota versioonid on lemmikud. Näiteks granadilliga, see on hästi suvine ja mõnuseks. Mulle meeldivad hapud magustoidud, ma olen ise hästi suur happude asjade fänn. Ehk kui igal pool on mingi hapune on smarjad või midagi, eks ju, siis see on mõnus. Aga crème brûlée on ka muidugi väga popp olnud läbi aeg. No suurepärane. Kuule, aga ma arvan, et läheme nüüd toidutesti juurde. Mul on väga põnev asi testimisest täna, nii et lähme ja proovime järgi. Nii, aga me oleme jõudnud toidutesti juurde, ehk siis täna on limonaaditest, aga ma tahtsin enne öelda, et meil siin vahepeal me jutustasime niisama eetriväliselt ja ma siin neid saiakesi. Kas neid saab ainult Tartus või on võimalik? Ma olen Pärnu inimene tahab ka head saiakest saada. No mul tegelikult selline salasoov ja järgmine projekt mõtteis on selline saiabussike, mis üle Eesti siis käiks. Tõesti? Et üks päev oleks näiteks Pärnus, 1 või 2 päeva võib-olla Tallinnas ja siis väiksemad linnad siis mitu linna võib-olla ühes päevas. Et ta käikski niimoodi, et ütleme, Pärnu inimene teab, et tema juurde tuleb näiteks reedel ja siis ta teab reedel oodata. Oi, kui äge, see on sul mõttetasandil alles või? Jah, ma natukene olen juba mõelnud nagu kontseptsiooni ka,
aga jah, see on selline asi, mida ma tahaks väga teha, et see tunduks nii vahva. See oleks mega äge. Ma isegi mäleta, kus mul see mõte tuli, aga mul mõtted alati tulevad niimoodi. Ja saiapuss kõlab veel väga hästi, veel eriti hästi. Ja inimestel meeldib sai. Nii, aga ma loodan, et sulle meeldivad ka limonaadid. Kui palju sa poest limonaad üldse ostad suvisel ajal? Mina olen, kuna mulle tegelikult meeldib juua väga kihisevat jooki, aga tihtipeale need poelimonaadidega ongi see probleem, et nad kipuvad võib-olla liiga magusad olema. Mulle ei meeldi, kui on liiga magus, mulle meeldib hästi süka hapu maitse. Aga ma tegelikult vahepeal katsetan ja siis ma võib-olla pettun ja siis ma jälle nagu ei oska. Ma vahepeal tunnen, et ma tahan osta, aga ma ei tea, millist osta. Jaa, ma olen nõus, aga mulle tundub, et viimasel ajal on need suvelimonaadid kuidagi väga päevakorras. Võib-olla on see sellest tingitud, et Keili Sügiainen tõi müügile Filli limonaadid ja ma mõtlesin, et võiks tegelikult proovida, et vahest on küll suvine ilm ja tahaks midagi peale vee ja midagi kosutavat. Ma võtsin valikusse, siin on 5 limonaadi ja need on kõik rabarberi maitsega. Mulle tundus see rabarber selline mõnus suvine. Mõni on nüüd selline, mis on lisand, ma ei tea, rabarber maasikas või rabarber münt, aga see põhiteema on ikkagi rabarber. Mis sulle tundub siit? Nad on kõik väga erinevat värvi ja mulle tundub, et see eelviimane on selline mulliline ka. Ma igaks juhuks mainin ära, et see on praegu meile mõlemale pime test, sellepärast, et siin oli paus, meid aeti toast välja ja videograaf ise valas siia joogid sisse, et ma ei tea, kus miski on ja videograafi assistent siin kaamera taga tehakse nägusid, et 2 inimest valasid. Aga ühesõnaga, hakkame otsast peale, see on päris põnev, see on selline klassikaline roosa jook ja siis hindame, maitseme, paneme järjestikku ja siis vaatame koostist ka, et kui palju sellest suhkrut on ja millest see koosneb. Nii, kuule, aga no nii, vaatame kohe. Alustame terviseks. Oi, kui rabarberile. Issand, see lõhnab nagu rabarberikissell. Mulle tundub väga hästi rabarberi maitsed, aga kas sul ei tundu natuke magusse? Minu jaoks on hapet, natuke puudub hapusust. Jaa, tahaks täpselt. Ja muidugi meil võiks siin üks jääkuubik ka sees olla, et nad seisid küll ilusti külmkapis, aga natuke tahaks külmemat. Aga muidu, kui rabarberi maitse on täitsa olemas, aga nõksa tahaks... Ja ma tahaks natuke rohkem kihisebust ka, nagu, et on natuke sükene. Jaa. Aga muidu täitsa korralik jook. Nii, aga vaatame siis. See on mull. Oota, las ma mõtlen, kus see oli. Vot selline käsitöölimonad. Siin on rabarberi mahla 25%, musta porgandi mahla kontsentraat, vesi, askorbiin, hape, süsihappegaas, suhkur, selles mõttes täiesti loogilised komponendid. Võib-olla tõesti ma suhkrut natuke vähem lisaks, sest siin on suhkrut on 7,9 grammi 100 milliliitri kohta, mis tegelikult ikkagi on omajagu. Aga see on maitse- ja lõhnaainete vaba, et selles mõttes, kellel meeldivad magusamad joogid, siis selline korralik joogik. Ja nii, võtame järgmise. Järgmine on selline roosakam. On, jah. Ta võib olla lisandiga muidugi, ma arvan, et... Aitäh. Nii. See on päris tugev lõhnaga. Siin on, jah. Siin on midagi veel, sest selles esimeses, mis me proovisime, oli täiesti rabarberi maitse ja lõhn. Natuke vesine. On jah. Natuke lahja. Lahja, jah. Äkki see on sellest, et siin on siis millegagi segatud teda. Mis asi see siin võib olla? Ma ei tea, ma kusjuures ei tunne. Aga siin on seda mulli veel. Ta on natuke selline maitsevee moodi. Jah, pigem küll. Limonaadiks ei kutsuks tõesti. Jah, paneme teiseks vist. Eks? Vaatame, mis see on. See on siin päris põnev. Heavenly. Ma olen seda minu arust joonud ja mulle nagu tundub, ühesõnaga see on vaarika rabarberi Heavenly ja ma tean, et siin on suhkrut oluliselt vähem, siin on 4,5 grammi. Et mulle on tundunud tavaliselt, et ta on
kuidagi siin jälle minu jaoks jälle oli see, et hapud jälle puud on. Hapukust oleks rohkem tahtnud. Ja mulli oleks tahtnud rohkem. Nii, järgmine on selline heleroosa ja siin on küll. Maitse. Siin on jah. Seda on ikka tunda kohe. Jaa, isegi rabarberit on hästi õrnalt. Münt isegi on domineerib, ma pigem ütleks. Jaa, nõus. Siin on, ta ei ole nii vesine, kui see Heavenly oli. Mitmendaks me selle paneme? Siin on münti rohkem kui rabarberit. Oota, see oli nüüd see Heavenly on ja see, mis me laua peal, jah. Teiseks äkki? Paneme teiseks. Nii, vaatame. Lillepidu. Tead, see oli nii nunnu selline, see on A. Le Coq'i jook ja lillepidu, see oli nii armas pakend, et ma vaatasin, et tahaks seda proovida ja siin on suhkrut, on huvitav, siin on 7,5 grammi. Peaaegu sama palju nagu esimestes. Sama palju, aga see ei olnud üldse nii magus. Et ei sisalda säilitusaineid ega kunstlikke magusaineid. Ühesõnaga korralik. Täitsa, eriti arvestades on A. Le Coq'i oma nagu, et ei ole selline käsitöö nii öelda, eks ju. Jaa. Nii, järgmine on täiesti teist värvi. See on see, mis on põnev, see minu jaoks, sest et see mull on põnev ja see värvus ka. See mull on siiamaani, ta tuleb sealt alt üles, et tundub naturaalne. Ja see värv on täitsa nagu hele. Et kui me need 3 proovisime erineva roosa varjundiga, siis see on täiesti. Ta on natuke hägune ka. Aga mis lõhn siin veel on lisaks? Midagi on veel ju. Siin on küll, aga ma ei tea, mis asi see ma pean maitsema enne. Mis maitse see on? Kas see ei või olla see sama lavendli oma? Äkki? Lavendel või? Aga muidu niimoodi, kui ma ei teaks, siis ma ei oskaks öelda. Natuke nagu lilleline on. Tal on see rabarber, miksib kokku mingi maitsega, ta on nagu, teeb hoopis 3. maitse minu jaoks. Aga ma ei oska niimoodi. Aga kust juures ma seda mulli arvasin, ma tunnen rohkem. Aga ta on hästi... Ta ei ole väga kaua siin seisnud, aga ta on päris meeldiva maitsega. Eriti kui ta siuke hästi külm oleks. Ja ta ei ole magus liialt ka. Jah, siin on rohkem happesust ka natuke. Jaa. See on päris okei jook. Mis me paneme? Ma seda paneks siis vist esimeseks. Ma olen nõus. Siin. Nii. Ja see on... Vaata, nüüd lähevad, liigutame edasi. Muidugi olen unustanud siin hindasid öelda, aga ma ütlen, et pärast ongi päris tore üllatus. Siis. See on Philly. Võt. Ma natukene selle pärast oleks kahtlustan, et see on hästi naturaalne, kuna tal on see... Mündi maitseline. Siin ei tulnud seda mündi maitset üldse välja. Pigem on siuke lille maitse, natukene lilleline. Just. Sest A. Le Coq'il oli see münt käis nagu domineeris, et siin see kuidagi oli, sa mõtlesidki, et on mingisugune lilleline maitse. Okei. Oled sa seda jooki, Philip? Ei ole. Ma olen ka ainukesed eestlased kes seda jooki proovida. Veel ei ole jõudnud. Nii, nüüd saime proovida. Nii, ja siis võtame selle viimase. Sellel on selline ka heledam. Sellel on väga tugev lõhn. On jaa. See on päris mõnus. Sellel on lavendel. Aga mulle väga meeldib see kusjuures. Seda on minu arust kõige tugevam, aga samas kõige vähem magus ei pole neist. Selles Philly's, ma nüüd unustasin, ma ei tea, mis see jook hakkab. Philly's oli suhkrut oli 3,3. Kõige vähem praegu, mis me oleme proovinud, sest A. Le Coq'il oli 7,5. Ma hästi natuke tundub nagu ingverit oleksin, kui ma nagu teises lonksus. Aga kas sul see lavendel natukene domineerima ei hakka või? Minu maitse meile mitte kusjuures. Ma ei ütleks, et ma seda rabarberit nagu tunneks. Ei tunne rabarberit. Aga see maitse kokku on hea, nagu väga hea. Mulle see maitse kokku meeldib selles mõttes. Ja jahe oleks ka veel. See mulle meeldib see, et ta on kõige hapum minu jaoks. Ehk siis ta on minu jaoks kõige parem. Kas sa paneme esimeseks? Mina paneks esimeseks. See on siuke, mille ma nagu
hea meelega. Ja tegelikult jah, see on põnev maitse. Mina võib-olla paneks kas esimeseks või teiseks või siis jagama esimest teist kohta, aga kuna sina ikkagi oled saate külaline, siis me võime vabalt selle panna esimeseks. Mulle meeldib see, jah. Ta oli hapukas, jah. Kui ma praegu maitsen kolmandat, mida me proovisime kõige esimesena, mis oli siis mull käsitöö limonaad. See nüüd on jah, hea teisi maitsta, siis on juba nagu maitsemeid on natuke sassis, aga kuigi ma pean ütlema, et see mull on magus. Nüüd jaa, kõik lähevad sassi. Aga sellel mullil oli kõige rohkem seda rabarberi maitset. See oli nagu tore üllatus. Et kui sulle meeldivad magusamad joogid, siis see mull on tegelikult hästi puhas ja naturaalne. Ta on hea, ma olen väga üllatunud, et Heavenly jäi meil praegu viimaseks, sest siin tõesti oli hästi vesine oli see maitse. Nii, aga see, mis nüüd me kõige esimeseks panime, oli õuna oma ja siin on ka peal parim jook Lääne-Eesti väikeettevõttel 2023 ja on rabarberi lavendli oma. Ja selles on suhkrut, ma ütlen kohe, selles on 6,9 suhkrut. Ma oleks arvanud, et oleks vähem isegi, sest ta ei olnud nii magus. Ei ole, jah. Maitset ei ole tõesti. Ühesõnaga, see sai esimese koha. Nii, aga ma loen paremusse järjestikku. Hea meelega lõpetan ära. Absoluutselt, sa naudi, mina loen. Ja ma ütlen ka hinnad ka, sest need mul jäid ütlemata. Ehk siis viimane koht ehk 5. koht oli Heavenly. See on 330 milliliitrit ja on 1,49. Siis eelviimane on A. Le Coq lillepidu, mulle väga meeldib see purgikene, ma ei tea, see on nii nunnu. Lillepidu on 330 milliliitrit ja maksab 1,31. Siis mull 0 on siis hästi rabarberi maitsega, on 1,99 ja 250 milliliitrit. Teise koha pälvis Filli rabarberi mündimaiseline limonaad. Selle hind on... kus see on? 1,89, 355 milliliitrit, see on kõige suurem proovitutest ja siis esimese koha sai õun rabarberi lavendlilimonaadiga ja selle hind on 2,19 ja 250. Ei ole 250, mul on valesti vist kirjutatud, oota. Üks hetk. On vist küll. Sorry, ongi 250 milliliitrit. Lasin korraks vaadata selle koostisesi veel. Kas tal on midagi sellist veel? Jah, seda me ei vaadata, aga see ei ole lisatud mingeid, seal on juba pealkirjas, et kunstlikke maitseaineid. Ja mõtlesin, et kas see, aga ei ole. Lavendel, õun ja rabarber. Õun ka? Seda ei ole siin kirjas, aga õuna maitset. Nad vist panevad kõikidele vist seda õuna mahla seda baasi. Aga õuna limps on mul ammu nagu lemmikond, et nad teevad väga head limonaadi. On. Kuule, aga suured tänud, Keter, et sa Tartust tulid siia ja jagasid oma mõtteid ja ideid. Ja ma arvan, et paljud kuulajad said siit väga palju inspiratsiooni. Ja aitäh, armas kuulaja, et sa olid taas meiega ja ma loodan, et sa said siit uusi retseptiideid ja inspiratsiooni. Aitäh ka meie sponsoritele Electrolux ja Lidl. Kohtume järgmises episoodis.